Tervitan kõiki oma jälgijaid ja ka neid, kes juhuslikult siia sattusid. Kui te sattusite juhuslikult, siis soovitan hakata jälgijaks, seal subscribe'i vajutada, sest siin minu kanalil näeb aeg-ajalt üht-teist huvitavat. Ja innustatult taaskord oma tehtud konjaki video populaarsusest jätkame seekord jälle oma tehtud alkoholilainel. Ja seekord teeme sellist, võib öelda ka eksootilist napsu, mis on, ma ei tea, kas jälle eestikeelset sõna sellel on. Vene keeles on kedrovka ehk seedrinaps. See on levinud eelkõige sealpool Uuraleid ja kaugel idas, kus seedermännid kasvavad. Ja nendest seedripähkli seemnetest tehaksegi seda, vene keeles on nastoika. Kas on eestikeelset väljendit sellele? Leotis ei ole nagu see, tõmmis käib vist mingi kuuma asjaga, ei tea. Ühesõnaga seedrinapsu teeme. Ja ma vaatasin internetis 10 retsepte. Ma ei ole seda ise varem teinud ja ma ei ole seda ka maitsnud. Aga seal on alkoholi valmistajate blogid ja leheküljed ja siis nad istuvad ja degusteerivad. Seal on siis erinevad oma valmistatud napsud ja laevad neid sinna omale lipsu taha ja siis tunnistavad, et võt see kedrovka, see oli kõige parem. Ja tekkis minul sportlik huvi, et teeks ka kedrovkat või seedrinapsu, nimetame seedrinapsuks. Ja kombineerisin siis paljudest retseptidest kokku oma retsepti. No küll ta hea tuleb. Ja hakkamegi siis pihta. Mõõtühikuks on 1 liiter alkoholi, mis on kas siis kohe poest ostetud viin, 40-kraadine või mingi kangem alkohol, lahjendatud joogikraadideni. Võib juua ka 96-kraadilist. Ma tean, mida ma räägin, sest ma teenisin Vene sõjaväes lennuväes. Ja lennuvägi on teada koht, kus liigub piiritust ja tahes tahtmata tuli seal ka piiritust maitsta. Aga see selleks. Aga sinna minu teenimise juurde me jõuame veel tagasi. Nii, meil on siis liiter alkoholi ja seedermänni seemned. 20 grammi, aga need on vaja kõigepealt läbi pesta kuuma veega. Kohe ma toon veekannu. Akna taga käib vilgas tegevus. Rähtoksi pekki. Niimoodi, 20 grammi 1 liitri kohta seemned. Tuleb välja, et koorega seedermänni seemnete saamine siin meil Eestis, kus ei kasva meil seedreid ja palme, kui see laul oli, ei olegi nii sama lihtne. Otsisin internetist ja leidsin ühe pähkleid müüva ettevõtte. See oli ka selline, see, mis ma praegu teen, kuuma vee valan peale, solgutan, et nendest seemnetest saada seemne pealt seda vaiku ja vaiguõli kihti maha. Et on ka erinevad õpetused. Üks räägib 20 sekundit, teine räägib 2 minutit. Aga nagu näha, veevärv muutub
jõuan veel rääkida, miks ma oma sõjaväge puudutasin siia. Nimelt ma teenisin aega lennuväes kaugel idas, Vladivostoki ja Ussuriski lähedal. Seal kasvavadki seedermännid ja käisime meiegi siis seal metsas pähkleid korjamas, mis olid puu alla kukkunud ja siis neid seemneid krõbistamas. Ja lugu sellest, kuidas ma tellisin koorega seedermänni seemneid. Tuli pakk, teen paki lahti ja see oli ilma kooreta seemned. Saatsin kohe protestikirja, aga samal päeval läksin Balti jaama turule ja seal on pähklipood ja sealt sain koorega seemneid. Nii et kõik läks hästi, sellepärast et see pool kilo kooreta seemneid on 2 korda kallim, nii et ma olen lõpuks võidus. Niimoodi on see kiht maha pestud. Taaskord on mitmed õpetused, solgutage 3 korda läbi. Ma teen esimest korda ja piirdun 1 korraga, vaatame. Nii, las nad natukene nõrguvad. Jah, tuleb selline vaigu aroom. Nii, viin veekannu ära. Edasi, läheme retsepti juurde. On kõige lihtsamad retseptid. Seedripähklid, samakas, kork peale ja seisab. Lõpptulemus peaks olema selline, et see alkohol tõmbab siit läbi koore sisu välja, et lõpuks peaks ta tühi olema. Saame näha. Mis siis läheb meil veel? Mul on siin 1 nelgiõis, natukene kaneelikoort, sõrmeküüne jagu. Siis rosinaid. Võtsin teelusikatäie, igaks juhuks viskasin kaalule 7 grammi. Konjaki videos ma näitasin tamme laast. Ta ei ole päris laast, tamme hake, mis on tehtud Prantsuse tammevaadist, kus on enne konjakit toitud, vähemalt nii oli kirjas. Konjaki lõhna ma ei tunne, aga võib-olla ma ajan teile praegu natukene eksitavat infot. Võib ka lihtsalt olla tammelaast. 5 grammi. Ja oli mõnes retseptis apelsinikoort natukene. Aga mul ei olnud apelsini. Võtsin mandariini. Paneme mandariinikoore. Mandariin peaks natuke lahjem olema. Tal ei ole nii palju neid eeterlikke õlisid, aga midagi ikka. Natukene sidrunikoort. Ja lõpuks siis, tegelikult ei ole lõpuks, mesi tuleb ka. Seedermänni seemned, seedripähklid, nad on ikka seemned, aga kui netist otsida, siis on nad ka pähklite all. Ja nüüd siit peaks hakkama varsti eralduma mingit tumedat ollust allapoole. Ja lõpuks 1 supilusikatäis mett. Mul on jälle Nurmetalu mesi. Mesi peab olema hea, aus, mitte mingi võlts.
natukene siis solgutan seda siin. Ja nüüd paneme kaane peale. Ja jätame selle seisma. Nüüd ei ole muud kui oodata 3 nädalat. Lõpuks kuu aega. Ma mõtlesin 3 nädalat, et ühes videos üks onu võttis 3 nädala pärast siit voolikuga puhta joogi välja ja jättis sette põhja. Et vaatame, kas me teeme seda. Niikuinii tuleb filtreerida lõpuks. Aga las ta siis seisab ja jälgime mängu. Nii, pidin hoidma seda leotist 30 päeva. Vahepeal pööras maailm pahupidi, olid igasugu muud asjad ja ma lükkasin seda edasi lõpetamist ja ei olnud tuju ka. Vaata, kui käib sõda, siis ei olegi midagi tuju teha, eriti veel sellist joovastavat jooki ajada. Nii et tänase päeva seisuga on mu Kedrovka seedrinaps laagerdunud ligi 2 kuud. Aga täna siis filtreerime selle ära ja vaatame, mis tast saanud on. Kõigepealt, et omapärane lõhn. Ma ei oska seda millegagi võrrelda. Ja mind väga huvitab. Ma tahaks näha, võtame siit paar pähklit. Pidi ju välja tõmbama kogu selle sisu, see alkohol. Kas see on niimoodi? Ma lõikan ta pooleks. Ei ole, näete, sees on. Vaatame teist. Aga siin nagu oleks, ainult mingi nahk on. Niisiis ei oska kommenteerida. Pidi tõmbama välja, aga ei ole tõmmanud. Ja nüüd hakkame siis filtreerima. Kasutan jälle sellist ise tehtud lehtrit. Mitte, et mul ei oleks päris lehtrit. Te olete näinud mu videotest, mul on. Aga lihtsalt, et selle süsteemiga on päris mugav filtreerida. Selle patipadja suurem pind võtab siis rohkem osakesi kinni. Nii. Ja vaatame. Esimene ports on läbi tulnud. Ma vahetan nüüd selle vatipadja ära, sest ta võib kinni joosta, kui ma ülejäänud siia valan. No näete, selline must.
ja ma arvan, et kui ma lasen selle nüüd siit läbi, siis ma lasen vähemalt ühe korra veel selle koguse läbi filtri. Nüüd ma olen filtreerinud 6 korda. No on juba selgem võrreldes sellega, mis oli enne. Aga ma arvan, et aitab, sest ma teen ühe filtreerimise veel, kui ma valan pudelisse. Panen taas siia vati ja nüüd see vatt läheb siia tihedamalt, surun ta kokku. Vaatame, äkki ei lähegi läbi. Kui ei lähe, siis teeme teistmoodi. No ongi nii, ei tule. Või tuleb, aga tilkudes. Ei, see on liiga tihe. See on liiga tihe. Aga võtan suurema filtri, suurema lehtri, kus vatipadi ei suru nii kõvasti kokku. See peaks toimima küll. Jah. Ja pudelisse langeb juba päris selge kraam. Ja nüüd on siis käes tõehetk. Tegelikult peaks laskma sellel joogil seista, siis ta läheb kindlasti selgemaks. Aga ma olen teinud seda ju 2 kuud juba, et seepärast teeme selle maitsmise kohe ära. Vanas heas Lorupi klaasitehase pitsis. Ma ei oska võrrelda seda lõhna. No ma tunnen meelõhna, aga rahu rahvastele. Nii. Algul oli nagu kärakas. Hansa baasil tehtud, natukene Hansa maitset, aga kui juba alla läks, siis tuli selline Siberi taiga, selline mekk tuli tagant järgi. Et väga omapärane jook. Võib-olla ta võiks olla lahjem, ma nüüd ei mõõtnud, kui kange ta on. Ma lahjendasin ju 40 kraadini, et see lõpptulemus võiks olla 35-32. Aga tegelikult väga omapärane ja ma ütleks isegi, et hea. Ja
kui te soovite ka teha seedrinapsu, siis ma pean teid kurvastama. Varsti see ei ole enam lihtne, sest seedrimännid kasvavad Altais, taga kaugel Siberis, Venemaal, kust meil ei tooda enam mõnda aega midagi sisse. See on üldse üks kummaline asi, väike poliitiline avaldus video lõpuks veel, et karistatakse meie hulgikaupmehi, oleks lasknud siis nendel need kaubad kõik maha müüa. Ja ma võtsin sahtlist välja sellise asja, söögisooda. Selline pakk, sellise kujuga, sellise kirjaga. Ma mäletan seda lapsepõlvest. Ta on kogu aeg selline olnud. Siiamaani Vene toode. Kas keegi üldse ilmast soodat toodab? No saame varsti näha. Aga õnneks seda ei kulu üldse palju. Ja mul on teda 2 pakki. Ostsin, arvasin, et ei ole ja selgus, et on ja seda kulub. Ma arvan, et seda 2 pakki jagub mul elu lõpuni. Aga seedripähkleid, ma nägin kurja vaeva praeguse otsimisega. Lõpuks leidsin. AliExpressist võib leida ka Hiina päritolu. Eks Hiina on ju seal kõrvuti Altaiga ja eks seal ole ka. Aga raskeks läheb. Ehk on veel pähklipoes, aga võib-olla on juba kõrvaldatud. Ja on saabunud taas uus päev. Ma arvasin eile, et saan video valmis. Hakkasin õhtul monteerima, siis avastasin, et päike paistis aknast sisse ja see valguse värk tegi hoopis mu video pimedaks. Oli nagu sünge Eesti 60. aastate film. Ja vähe veel sellest, mu raadiomikrofon ei salvestanud seda, mis ma siin rääkisin. Aga õnneks mul oli siin kõrval iPhone, mis samuti filmib mul kõrvalt plaane, kuna iPhone'il on ka väga hea kaamera. Ja õnneks siis iPhone'i kaamera salvestas ka heli ja see heli jäi sinna taustaks. Ja praegu on mul siis selline asi rinnas ja samal ajal salvestab ka iPhone, nii et loodame, et mingisuguse heli me saame, vaatame. Ma ei tea, mis see kaamera praegu teeb. Nii palju sellest, sellepärast ma nüüd tahtsingi, et ma teen uuesti, kuna ei tahtnud selliseid pimeda sünge kaadriga seda filmi lõpetada. Ja lisaks sellele villisin eile pudelitesse, filtreerisin 6 korda, panin kappi pimedasse. Täna vaatasin ja oli ilusasti selginenud ja sete oli põhjas. Ja täna ma filtreerisin veel 10 korda. 10 korda lasin seda kogust läbi filtri. Ja kui ma valasin pudelist sinna filtreerima, siis see sade, mis oli põhjas, see tume ollus, seda ma sinna ei valanudki, see siia. Ja lõpptulemus sai minu arvates kena. Ma loodan, et on näha siin selle valge seina ja valguse taustal. Taaskord tahaksin meelde tuletada, et tegemist on alkoholiga. Alkohol on tugevate jook, poisikesed paneb põdema. Kui teil iseloomu ei ole, siis hoidke sellest eemale. Aga ma siin juba natukene maitsesin seda veel kord filtreeritud jooki. Ja peab ütlema, et on teine võrreldes sellega, mis oli eile. Tervitame naisi, tüdrukuid, emasid, tütreid, vanaemasid saabuva naistepäeva puhul. Eks ta küll on mingil määral punane püha, aga ilus püha las ta olla. Mis sest, et punane?
maitse on jah puhtam kui eile, sellest filtreerimisest oli ikka abi. Ja ilmselt on nagu konjakiga, et ta seistes läheb paremaks. Mis siis on kokkuvõte? On selline omapärane jook. Aga kui te soovite ka teha, kui teil õnnestub saada seedrimänni seemneid, siis minu soovitus, pange mitte 20 grammi, aga pange 30 grammi näiteks. Sest siin on seda natuke seda taiga maitset, jah, tunned. Et nagu meilegi võtsin algul ei saa aru, aga kui ta juba kõrist alla voolab, siis tunned järelmaitset. Aga võiks rohkem olla. Seepärast ma arvan, et võib panna rohkem neid seemneid. Mulle tundus alguses ka kahtlane, et liitri peale 20 grammi, no mida see annab? Ja taas oli mul õigus. Rohkem peab olema, võib isegi 40 grammiga proovida. Nii, siis selline video seekord. Tervitan veel kord kõiki naisterahvaid, nooremaid, vanemaid, saabuva naistepäeva puhul, eriti neid, kes on mu jälgijad. Ja varsti valmistame jälle midagi põnevat.